Putin pöörab olukorra pärast salapärast surma ümber ja esitab tuumaähvarduse hetkel, mil sõda Ukrainas jõuab närvilisemasse, riskantsemasse ja raskemini kontrollitavasse faasi. Samal ajal on Venemaal tugeva surve all, võib öelda ilma igasuguse liialduseta, et lääne eliitide poolt avaldatakse enneolematut survet. Nad ei suuda meile strateegilist kaotust põhjustada, ei suuda lahinguväljal võita, püüavad poliitilist olukorda destabiliseerida, sisemist lahkheli külvata, kuid ka see ei õnnestu neil. Moskvas, Venemaa poliitilises ringkonnas on karmima joone pooldajad hakanud avaldama survet Vladimir Putinile, et ta loobuks läbirääkimistest Ameerika Ühendriikidega ja reageeriks jõulisemalt Ukraina sügavale Venemaa territooriumile suunatud rünnakutele. Samal perioodil suri Sergei Ivanov, endine kaitseminister, endine presidendi administratsiooni juht ja Putini ajalooline liitlane juba KGB aegadest 73-aastaselt, ilma et Kreml oleks esialgu surma põhjust avalikustanud. Surm raputas Venemaa poliitilist ringkonda, sest Ivanovit peeti kunagi Putini võimalikuks järglaseks ning tal oli aastakümnete pikkune kogemus võimukoridorides. Samal ajal pidas Prantsusmaa Sitsiilia lähedal kinni tankerlaeva Deliver, mida peetakse osaks varilaevastikust, mida Moskva kasutab sanktsioonide vältimiseks ja sõja rahastamiseks. Venemaa näib nüüd olevat sisemiselt surve all, väljastpoolt piiratud ja sunnitud ohtlikule vastusele. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Surve Putini vastu kasvas 26. juunil 2026, kui Reuters avaldas, et Venemaa kõvad käed nõuavad otsest eskalatsiooni sõjas Ukraina vastu. Grupp ei räägi ainult jätkamisest, sõjalisest edasiliikumisest. Osa neist häältest soovib loobuda Ameerika Ühendriikide vahendatud läbirääkimistest, karmimaid rünnakuid Ukraina otsustuskeskuste vastu ja isegi taktikaliste tuumarelvade kasutamise kaalumist. See on uudiste kõige tõsisem kiht, sest see toob tuumateema taas sõja keskmesse. Konstantin Malofejev, rahvuslikust vaimust kantud ärimees ja üks selle leeru agressiivsemaid hääli, küsis avalikult, miks Venemaa ei kasuta tuumarelvi. Tema sõnul on need relvad kogutud just selliste olukordade jaoks. See ei ole lihtsalt suvaline internetikaebus. See on sõnum nendest ringkondadest, kes tahavad näha, et Kreml reageeriks Ukraina rünnakutele Venemaa pinnal jõulisemalt. Ukraina on suurendanud droonirünnakuid sihtmärkide vastu Venemaa sees ja see on mõjutanud Putini aastate jooksul loodud kontrollikuvandit. Moskva on alati püüdnud end näidata puutumatuna, kaitstuna suurvõimuna ja võimelisena Ukraina vastupanu aja jooksul purustama. Kuid sügavale ulatuvad rünnakud näitasid midagi muud. Just siin tulebki tuumaähvardus mängu hirmutamisvahendina. Ta kasutab hirmu poliitilise relvana, sest teab, et sõna tuuma kutsub igas lääne pealinnas esile kohese reaktsiooni. Ja ainult ühelt poolt. Kuid just sellepärast julgustab valitsus Kiievi režiimi, mille nad on valinud taraniks võitluses Venemaa vastu. Ilma halastuseta Ukraina rahva suhtes, keda režiim ei säästa, kuigi see ise taandub kogu kontaktjoone ulatuses. Ning seetõttu on hakanud kasutama avalikult terroristlikke meetmeid. Ja kuidas veel saab nimetada sihilikke rünnakuid tsiviilisikute ja tsiviilobjektide vastu ning sisuliselt avatud värbamist meie riigis kurjategijate seas sabotaaži ja terroriaktide toimepanemiseks. Lääs teeb kõik endast oleneva, eelistab seda kõike ignoreerida. Ignoreerib. Ja samal ajal kehtestab just meie vastu uusi ebaseaduslikke sanktsioone. Rõhutan. Kordan veel kord. Venemaa peab enesekindlalt vastu kõigile katsetele meie arengut takistada. Meil on piisavalt jõudu, ressursse ja poliitilist tahet. Kellelgi ei tohiks selles osas kahtlust olla. Sergei Ivanovi surm muutis selle õhkkonna veelgi raskemaks. Ivanov ei olnud lihtsalt järjekordne nimi Venemaa bürokraatias. Ta oli kaitseminister aastatel 2001-2007, hiljem asepeaminister, Kremli administratsiooni juht ning aastaid peeti teda Putini usaldusisikuks. Ta oli samuti KGB veteran samast maailmast, kus tuli ka praegune Venemaa juht.
Associated Press teatas, et Kreml teatas surmast, kuid ei esitanud esialgu selle põhjust. See vaikus tekitas usaldamatust ja poliitilist arutelu. Kreml on suletud, kontrollitud ja vähe läbipaistev süsteem. Kui keegi, kes on olnud võimukeskusele nii lähedal, lahkub areenilt tuumapingete ja sõjalise kurnatuse ajal, tekib tugev küsimus. Mis toimub Moskva võimukoridoride suletud uste taga? Ivanov kandis endaga ka ebamugavat sümbolit. Teda peeti kunagi võimalikuks Putini järglaseks, kui Vene president pidi tegema poliitilise sammu, mis viis Dmitri Medvedevi 2008. aastal Kremlisse. Hiljem, 2016. aastal, määrati Ivanov väiksema tähtsusega ametikohale, mis oli seotud keskkonna ja transpordiga. Paljud analüütikud pidasid seda auväärseks pensionile saatmiseks, kuid see oli kaugel tegelikust võimust. Tema surm taaselustab nüüd aru saama, et Putini vana sisering on pikaajalise sõja faasis muutumas. Samal ajal kui Moskva tegeleb sisemise survega, on Prantsusmaa suurendanud välist survet. 25. juunil 2026 lähenes Prantsuse merevägi Vahemerel Sitsiilia lähedal tankerile Deliver. Emmanuel Macron väitis, et alus liikus mereseadust rikkudes ja nimetas seda tegevust osaks Euroopa jõupingutustest Vene kummituslaevastiku vastu. Neid aluseid kasutatakse selleks, et hoida Vene naftakaubandust toimimas, hoolimata lääneriikide kehtestatud sanktsioonidest. Prantsuse operatsioon avaldas tugevat visuaalset mõju. Avaldatud piltidel oli näha, kuidas Prantsuse sõjaväelased laskusid helikopterilt ja sisenesid laevale. Moskva jaoks on see otsene provokatsioon. Iga pardale võetud laevaga kaotab Venemaa manööverdamisruumi ja saab rohkem põhjuseid oma retoorikat karmistada. Vladimir Putin vastas, jäädes sama jutuliini juurde 28. juunil 2026. Ta kinnitas, et Venemaa jätkab oma sõjalist kampaaniat, et täielikult kontrollida Donetskit, Luhanskit, Hersonit ja Zaporižat. Piirkondi, mille Moskva väidab end olevat annekteerinud, kuigi tegelikkuses ei kontrolli neid täielikult. Ta lükkas tagasi Ukraina ettepaneku vähendada kaugmaa rünnakuid ja ütles, et see aitaks vaid leevendada survet Kiievi vägedele. Kas te saate sealtpoolt mingeid palveid, ideid või ettepanekuid? Kas on mingit sõnumit või märki? On tõsi, et meil on teatud kontaktid erinevatel rindel. See pole mingi saladus. On mõned uued ettepanekud. On ettepanek korraldada kohtumine Kiievi režiimi juhiga. Te kõik olete sellest taotlusest juba kuulnud. On esitatud taotlus vaenutegevuse peatamiseks, vähemalt ajutiseks peatamiseks. Selles pole midagi uut, kuid on mõned uued ettepanekud. Olen valmis mõned neist välja tooma. Näiteks lõpetada sügavale vaenlase territooriumile ründamine mõlemalt poolt. See on ilmne. Miks? Sest nad esitavad selle nõude, kuna meie vasturünnakud Ukraina territooriumil on palju võimsamad, palju hävitavamad ja põhjustavad Ukraina poolele palju rängemaid tagajärgi. See kõne näitas, et Kreml ei kavatse praegu taganeda. Kõige olulisem detail on see, et Vladimir Putin tunnistas samuti vajadust kiiresti laiendada õhutõrjesüsteemide tootmist. See näitab, et Ukraina rünnakud valmistavad neile tõsist peavalu. Moskva püüab väita, et droonid ei muuda olukorda rindel, kuid samal ajal tunnistab, et peab oma kaitset tugevdama. See vastuolu näitab probleemi tõsidust. Kui rünnakud poleks olulised, ei oleks nii suurt kiiret vajadust kaitset tugevdada. Lahinguväljal survestab Venemaa Kostjantinivkat, strateegilist linna nii nimetatud Ukraina kaitsevööndis idas. Reuters teatas, et Vene väed üritavad selles piirkonnas edasi liikuda, hoolimata kaotustest ja logistilisest kurnatusest. Ta püüab müüa ideed, et Venemaal on veel jõudu, ta liigub endiselt edasi ja suudab endiselt oma tahet peale suruda. Aga sõda ei ole Moskva jaoks odav. Ukraina rünnakud taristu, rafineerimistehaste ja varustusteede vastu on konflikti hinda tõstnud. Venemaal on rohkem mehi, rohkem territooriumi ja suurem relvastus, kuid ta peab ka kaitsma tohutut ala üha julgemate droonide vastu. Just selles olukorras ilmuvad välja Vene kullid, kes nõuavad äärmuslikke meetmeid.
Nad vaatavad sisemistele kahjudele ja ütlevad, et Putin peab reageerima jõhkralt, et taastada hirm ja austus. Taktikaline tuumaoht kerkibki esile just šokikatsena. Need relvad erinevad Suurtest strateegilistest relvadest, mis on mõeldud kaugete sihtmärkide tabamiseks. Vene retoorika taga olev idee on hirmutada vastast väiksema ulatusega võimalusega, kuid poliitiliselt laastava mõjuga. Sellegipoolest muudaks igasugune tuumarelva kasutamine maailma koheselt. Põhja-Atlandi lepinguorganisatsiooni vastus võiks kriisi eskaleerida tasemele, mida keegi ei suuda lihtsalt kontrollida. Kui liitlased, blogijad, natsionalistid ja mõjukad ärimehed hakkavad tuumarelva pidama vastuvõetavaks võimaluseks, nihkub absurdi piir järjest kaugemale. See, mis varem tundus mõeldamatu, hakkab kõlama nagu üks sõjavõimalustest. See on selle hetke kõige süngeim osa. Ärritus kasvas, sest mõned Venemaa ringkonnad ootasid läbirääkimisi, mis oleksid Kremlile saavutatud kasu külmutanud või survet leevendanud. Kuna sõda jätkus ja Ukraina viis rünnakud Venemaa territooriumile, hakkasid need rühmad ütlema, et diplomaatia on muutunud aja raiskamiseks. Nad tahavad, et Putin sulgeks läbirääkimiste ukse ja suurendaks sõja hinda. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt ekraanil kuvatava Pix-võtme kaudu. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata.